Tere tulemast meestele testib rubriiki. Täna oleme siis Laitse rallipargis. Siin on kogu aeg siuke automaatselt tekib efekt, et peab vaatama, et ära ei kriivusta. Gaas on põhjas. Teeme kiirendust. Nii, suuna tuli. Ops, väga hea. Nii. Vahelduseks ühele autole testime mitut erinevat autot ja ka karte, mis praegu rajale lähevad. Vaatamegi siis rallid, kardid, trikisõidud ja lõpetame ka siis laste liikluslinnakuga, kus saab siis hoo natukene maha võtta. Et jah, ega pikka juttu pole, hüppame rooli. Nii, nüüd istume siis punase BMW E36 roolis, mis meil siin Laitse rallipargis usaldatud on. Ralli jaoks ehitatud on, seega kogu auto on tehtud tühjaks. Ta on tehtud nii kergeks kui vähegi võimalik, ta kaalub circa 1,1–1,2 tonni. Mootor on originaal 85 kilovatti, käigukast, nii palju kui ma tean, peaks ka originaal olema. Ja salongis originaalina siis osaliselt on säilinud ka armatuur, aga autosse on ehitatud jah, siis nii-öelda roll cage, on 5 punkti vöö, korviste, rool välja vahetatud, et ta on ikkagi jah, suhteliselt siuke sihtotstarbeline auto, et jah, lähme rajale. Oh Jesus. Turvalisuses on meie vajas enne kõike. Massinokk, kui peaks midagi juhtuma, keeran välja ohvri, peaks auto välja, aga surema tal ei ole võtit, vaid tal siit auto käibu. Esimene, teine, kolmas, tagurpidi käik. On sul aga küsimusi? Praegu ei ole. No selge. Panen ukse kinni võid. Väga karm. Ohoh, nii. Punane E36. Laitse rallipargi ralliauto siis. Päris huvitav kogemus peab mainima. Lahtise pinnase peal, mootor, käigukast, kõik on stokk. Isegi treffid on tegelikult tänava legaalsed ja vedrustus tegelikult on Bilsteini B6 vedrustus, et see on suurest ainus asi, mis on muudetud. Lisaks muidugi on siis ka salong täiesti tühjaks lisatud. Salongis on siis ainult üks iste, nagu ka võib-olla kaameras näha on, et siin auto kaalub mingi 1200 kilo vist. Ja saame siis siin täna seda katsetada nende rallirajal. Siin on siis nii-öelda lahtist pinnast, on asfalti, on freesasfalti, on suhteliselt kõike. Et väga pagana hea kogemus on. Peab väga tänama Laitse ralliparki selle eest. Natukene on siin lahtist vett. Sellega natuke peab ettevaatlik olema, aga üldiselt asfalt on üsna kuiv, esimest korda sõidan natuke tutvuma rajaga, tõmmati korralikult kinni siia istmesse mind. No nii, sai proovitud, ütleme, et siukest kogemus pole veel olnud. Kui vähegi võimalik, siis soovitan kindlasti tulla katsetama. Et esimene ring rahulikult, teine ring, kui juba tead seda rada, siis on väga haige kogemus. No nii, oled valmis? Jah, nii valmis kui olla saab praegu. Kui tunned, et hakkab paha või midagi ja ma ei kuule, oletame siis lööd vastu jalga mulle. Tavai. Minu ringiga enne võrreldagi juba. Ikka kurat kogu raha eest.
väiksed fännid olid ka raja ääres. Ja ei, väga kõva. Ütleme nii, et enda omaga ei saa võrrelda. Mõnus. Väga lahe. Enda sõiduga ei saa võrreldagi. Nüüd proovime Laitse rallipargi trikiautot. Siin on siis rool ja rattad, ei käi samamoodi. Seletada keeruline, kindlasti näete siis salongi klippides natuke täpsemalt, mida ma mõtlen. Nagu autokoolis oleks uuesti, aga väga teismoodi autokool. Nii, ja nüüd rahulikult esimese käiguga ainult. Õige. Praegu automaatselt tahtsin. Jaa, vaadid. Rahulikult. Nii. Jube palju mõtlema. Ära mõelda ei oligi. Aga tal, jah, kuidagi see rooli keskpunkt on ka täiesti nagu tundub nii... Keerab rattad peaaegu 90 kraadi keerab rattad. Ongi nii või? Okei. Latt on tõesti keerab. Okei. Nii. Oh, kurat. Kuulubki väga hull. Tehtud. Jaa. Nüüd oleme sattunud siis Laitse rallipargi valgesse labasse. Samamoodi nagu kõrval siis E36. See on ka täiesti tühjaks tehtud, nii kerge kui vähegi võimalik. Originaalina jällegi osaliselt on säilinud siis armatuur, aga samuti ka tegelikult mootor käigukast. Nii palju kui ma tean, peaks olema originaal. Auto kaalub alla tonni, circa 900 kilo. Ja jällegi siis autosse on sisse ehitatud roll cage, tal on jällegi võidusõidu iste või nii-öelda ralli iste, rool välja vahetatud, 5 punkti vöö, et jällegi siuke täiesti sihtotstarbeline auto. Nii, 3 huvitavat fakti ka siis siin Laitse rallipargi kohta. Esiteks, rallirajal on 3 erinevat tasapinda. On tavaline asfalt, on freesasfalt ja on ka kruus. Teine huvitav fakt on see, et tegu on siis ainsa kardirajaga Eestis, millel on metallist piirded, mille taga on siis ka sellised väiksed vedrud, mis natuke annavad järgi. Tihti on kasutatud piiretena siis kas neid suuri plastanuid, milles on vesi või siis erinevaid rehve. Ja 3. huvitav fakt on tegelikult see, et Laitse rallipargis tegevust leiab suhteliselt iga pereliige. Olgu siis seal lastelinnakus väiksed lapsed, isad-emad saavad rallit sõita, karti sõita ja tegelikult isegi ta on libedasõidurada olemas, et igaüks leiab siit endale midagi ja kindlasti tule proovi. Nii, nüüd on siis, ütleme, rallid asjad proovitud. Nüüd lähme teeme selle Vassiga maastikusõitu. Vaatame, kuidas hakkama saame. Teine käik sisse kohe. Teine? Jaa. Teisega teemegi kogu rada. Nii, nüüd on teine. Jaa. Rauliline ja käsi mida maha. No davai, proovime. No lähme. Keere. Gaasi. Lähme gaasi. Või mäkke lähme ja ma ütlen vajuta gaasi, siis vajutud julgelt põhja kohe. Okay, ja mäest alla tulles siduritega midagi ei puuduta, pidurdab ise. Davai, okei. Aeglasega. Jaa. Et teise käiguga lähmegi, siit vasakule. Siit läheb rada. Jaa. Väga palju müra, aga väga vähe liikumist. Ja eks ta on kõik aeglaselt sees. Kõik klopid on sees. Omamoodi huvitav kogemus. Okei. Ja kuidas siin on? Gaas lahti või? Lase gaas lahti. Ahah, hoppadi. Nii, gaasi. Ja hoia vasakule. Ahah, davai. Vasakule hoia. Ahah.
Ja, siin sama, ja. Põhimõtteliselt siin, kus on põlved, seal on ka kapott, on ju? No jah. Enam-vähem. Nii, ja siit ta veel juba lõpule, sinna päev me läheme siit. Siin kõrvalt, davai. See mägi väga palju. Siin on kogu aeg siuke automaatselt tekib efekt, et peab vaatama, et ära ei kriivusta. Aga selle autoga vist seda muret ei ole. Ei ole. Nii, ja nüüd hoia vasakule äärde. Vasakule äärde. Okei. Veel vasakule. Ja. Okei. Nüüd hakkab suurtima. Täiesti hämmastav tegelikult, et nagu mitte kuskilt tegi mitte midagi vastu. Ei käi koopasse ega mitte kuhugi. Nii, gaas põhja. Hoia, põhjad. Ja gaas maha. No nii. Oppadi. Peab tunnistama, ma saan aru, miks vanaisad sõidavad autoga niimoodi sisse jäänud vist. Väga lahe. Nii. Natuke aega liigud siin. Selge, väga kõva. Lasen sulle vahe lahti ja... Davai. Väga haige. No nii, kombed seljas, kiivrid peas. Lähme vaatame, kuidas need kardid on. Karte on siis siin erinevaid. On eraldi lastele kart, kes ei ole kunagi varem sõitnud või on liiga pisikesed veel. On nii-öelda tavakart, on suuremad kardid ja on ka profikart. Et kiirused jäävad, ütleme seal lastekardil siis mõnekümnest kilomeetrist 30-40 kuni siis juba 105 kilomeetrit kõige kiiremad rotakskardid. Et kõige kiiremate kartidega on ka see, et kui enne ei ole kunagi varem sõitnud, siis kindlasti selle peale mitte ronida ja tegelikult siin ka meeskond eelnevalt üritab selgeks teha, et kas sul anda seda kõige kiiremat või ei. Aga mis seal muud? Hüppame pulti, lähme proovime. Nii, oleme nüüd jõudnud siis siia lastealale. Anti siuke pisike lasteauto katsetada. Neid on siin veel, paistab circa 7, ja on ka erinevaid jalgrattaid ja isegi pedaalidega väiksed autod, mis praegu vaikselt keset platsi veereb seal taga tuulega. Aga üldiselt sellel asjal väga, ütleme siis, kaalupiirangut ei ole. Et tegelikult, kui väike laps tahab sõita koos vanemaga, täiesti saab. Kindlasti on kohustuslik kiiver ja igasugused märgid, kõik sellised asjad, need on ikkagi siin põhjusega, et neid peab järgima nii palju kui vähegi võimalik. Kindlasti ei tohi vandaalitseda, ei tohi autoga kuhugi hoia sõita, aga lihtsalt teha sellised mõned tiirud, nautida siin seda pisikest armsat linnakut, mis siia ehitatud on ja kui kuskile majadesse sisse tahab minna, sest nendesse saab sisse minna, siis kindlasti autoga ilusti ära parkida, nii nagu tegelikult päris liikluses seda siis tehakse. Testime Laitse rallipargi lasteala. Siuke uhke kollane auto antud meile, nagu, oskab öelda, nagu Lamborghini. Gaas on põhjas, aga sõidame äkki 5 kilti tunnis. Samas, kui palju rohkem sul vaja on, kui sa oledki väike laps, et päris vigaseks ei tasu ennast äkki sõita siin. Üldiselt väga ilus on kõik see asi siin. Päris siuksed minitanklad, väiksed majakesed. Et väga-väga kena siuke pisike kohak on tehtud. Saadki enda lapse siia tuua siis, kui issi või emme rallitavad või karti sõidavad. Päris siuke huvitav, et kõik suunatuled, kõik asjad on autol olemas ilusti. Foorid, praegu seisumegi punase foori taga. Kõik on täpselt nii nagu päris elus. Et bussipeatused ongi siis stopp-märgid, anna teed märgid, kõik siuksed asjad on olemas. No nii, läks roheliseks, saab tuutu vählasta natuke. Kõik keelumärgid, paistab, et siia veel midagi ehitatakse vaikselt. Arvatavasti veel mõne majakesed. Aga väga lahe, väga vinge. Lisaks siis igasugusele rallile ja kartidele on siin ka suur automuuseum, kus on autosid täiesti seinast seina, midagi igale ühele.
saad tulla siia 10 € pileti osta, teha üksinda tuuri, võid võtta ka giidiga tuuri ja tegelikult tagaotsas on ka suur peosaal, kus mahub circa 300 inimest, kus saad ka enda sündmust üritust korraldada. Et kindlasti tasub ka seda lähemalt uurida. Nii, ja nüüd siis aeg kokkuvõtteks, et ega Laitse rallipargis tegelikult sa võid vabalt terve päeva ära sisustada. Me oleme olnud siin praegu circa 3,5 tundi, katsetanud kõiki need erinevaid asju, mida siis siin videos näinud olete. Hea meelega teeks ühe tiiru veel peale, kulutaks veel 3-4 tundi, et prooviks veel karti, veel rallit ja ega siinkohal tegelikult saabki öelda, et igaüks perest leiab mingit tegevust, olgu siis ta väike laps alles, isad, emad ja miks mitte ka vahepeal. Et suured tänud veel kord Laitse rallipargile meid võõrustamast ja neid elamusi pakkumast ja näeme järgmises Meestele Testi rubriigis.